Kas tõesti premium-klassi kupee linnamaastur BMW X4 konkureerib oma hinnaga rahvalemmikute Škoda Kodiaqi ja Toyota RAV4-ga? Kui nüüd päris aus olla, siis ma ei ole BMW-ga ikka väga ammu sõitnud ja tulnud just ühe Hiina brändi autoroolist, mille hind algab umbes samast kohast nagu konkreetne X4, siis see X4 on ikka müstiliselt vaikne. Sõites siis kiiruse piiranguga praegu, ma ei tea, ei ole niisugune sume, mahe. Konkreetne BMW peaks maksma suhtes 50 peale. Siin on kõik lisad olemas, püsikiiruse hoidjad, adaptiivsed, soojendatud istmed, roolid, kõik, mida sa vähegi suudad välja mõelda. BMW ja Toyota kütuse kulu on suhteliselt sarnane. Toyota on hübriid, BMW on diisel. Konkreetne Škoda seevastu on kõige jänusem. Haagise vedamisega saavad Škoda ja BMW üsna sarnaselt hakkama, mõlemad tõmmates 2300 kilo vähemalt. Toyota seevastu nii hästi haagise vedamiseks ei sobi ja ei vea isegi 2 tonni. Kui autode mõõtmeid vaadata, siis BMW on laiem. Tänu sellele stabiilsem sõita. Kodiaq on kindlasti pikem, RAV4 aga kompaktsem. Pagasiruumi mahutavuselt on Škoda selge võitja. Sinna mahub 910 kuni 2105 liitrit. Toyota RAV4 580 liitrit, BMW X4 aga 525 kuni 1430 liitrit. Seega BMW on kupeeliku kere tõttu väiksema pagasiga, kuid Toyotaga samal tasemel. Ilmselt Škoda kõige suuremaks plussiks on selle masina ruumikus. Olles ise väikese lapse isa, valisime ka meie oma pereautoks Škoda. Ja juba selle lihtsal põhjusel, et kui poiss on taga, siis me keegi ei taha, et ta trambiks jalgadega vastu esimest istet. Ja Škoda oli üks väheseid autosid, mis pakkus seda võimalust, et ka kõrvalistujal on võimalus normaalselt kaasas sõita. Toyota RAV4 on rahva lemmik ja seda hästi lihtsal põhjusel. Ta on selline väike linnamaastur, temaga on hea sõita nii linnas, maanteel kui võib-olla tõesti natukene keerata ka metsateele, ta saab kõigega kenasti hakkama. Tal on olemas kõik juhiabid, püsikiiruse abid, kes soovib sellist turvalist valikut, sest Toyota on teada tuntud oma kvaliteedi poolest ja võib-olla kes ei nõuagi nii palju autolt kui seda, et tegemist oleks ühe mugava, korraliku ja turvalise autoga. Meil on siin hetkel võrdluseks Škoda ja Toyota ja pean tunnistama, et sama raha eest on BMW, ütleme nii, et päris raske valik, et valida midagi muud. BMW X4 diiselversioon on saanud eripakkumises lausa nii hea hinna, et see astub reaalselt vastamisi eestlaste lemmikutega, Toyota RAV4 ja Škoda Kodiaqiga. BMW on Škodast 430 eurot kallim, aga Toyotast 520 eurot odavam, ehk premium-auto massibrändide hinnaklassis. Ehk siis kokkuvõtteks, asi taandub maitsele. Või kui sa tahad saada endale bensiinhübriidi, vali Toyota RAV4. Kui sa tahad saada ruumikat sisu, võta Škoda. Kui sa tahad saada aga luksuslikkust, sportlikkust ja väga head varustust, võta BMW.